vaata mingi see cringe moment tuleb vaata ette, siis ma hakkan mingi naeratama imelik, et ma nagu hei, tere. Hei, oled jõudnud meie inspiratsiooniallikate podcasti. Mina olen Britt ja minuga koos saaterollis on Anabel. Jaa, Britil on läinud seekord sassi. Tõesti. Ja meil on täna külas Maarit Olbri. Ja Maarit, sina postitasid juba esimese tantsuvideo ja keskkonda YouTube aastal 2012. Sügisel saab sinust stuudios tantsimisest juba 10 aastat. Maarit on jõudnud oma tantsimisega teha workshoppe, esinemisi suurtel ja väikestel lavadel ja isegi teles ning ka õpetanud ja ühendanud treenerina uusi talente. Peale selle oled sa juhtinud oma ettevõtet juba 2 aastat, mis tähendab, et tegelikult sa oled selle kõige kõrvalt ettevõtja. On see nii? On tõesti, ma olen nagu hunt kriimsilm ja tema 9 ametit, et tegelikult ma võiks öelda isegi niimoodi, et ma olengi treener, tantsija, ettevõtja, siis tegelikult tantsija peab olema ka meikija, juuksur, siis sa pead olema lavastaja, kostümeerija, siis ma teen ju YouTube'i, ma olen YouTuber, siis ma pean tegema raamatupidaja, ma olen raamatupidaja, kinda, siis mis ma veel teen? Sa vist tegeled laulmisega ka, on ju? See on naljakas, ma tegelikult ei tegele enam, aga lihtsalt juhuse tahtel või saatuse tahtel ma kogemata tegin üks väikse auditioni, ma räägin väga palju estonglish, et ma üritan seda vältida, aga ma tegin kogemata sellise auditioni ja siis ma kogemata sain Free Flow kevadkontserdil peaosa, kus ma pean nüüd laulma. Ja see on väga hirmutav, sellepärast, et ma ei ole laulnud pea 2 aastat, ehk siis ma oli lihtsalt mingi issand, millest ma ennast mässisin, aga nüüd ma mõtlen, et tegelikult on täitsa tore, et ma saan ikkagi mingil määral oma unistused ellu viia, sest ma olen tegelikult kunagi nagu unistanud pigem laulmisest ja nüüd, kui ma selle nagu jätsin kõrvale, siis nüüd ma tunnen, et ma kinda saan selle unistuse ellu viia, lihtsalt mul on palju mugavamad tingimused, sest ma laulan näiteks kõigepealt selle sisse ja siis, kui on esinemine, siis ma laulan peale. Ehk siis mul ei ole seda pinget nagu mingi superstar saatuse, nii et ma nüüd lähen võitlema mingi tiitli eest, vaid ma lihtsalt, ma tean juba, et ma olen seal, ma laulan, mitte midagi nagu ma ei pea muretsema, sest minu enda publik on seal, minu enda stuudio on seal, et sellest ma tunnen, et see on kõige parem viis, kuidas seda laulukarjääri unistust ellu viia niimoodi, et ma ei pea olema laulja. Vaat. Okei, aga põhiline on sul siis ikkagi tantsimine? Tantsimine, jah. Ja YouTube. Yeah. Nii, liigume edasi siis välkküsimuste juurde. Need siis näevad sellised välja, me küsime su käest küsimuse ja siis sa pead ruttu vastama. Okay. Jaa, just nii. Mõelda ei tohi. Okay. Nii, esimene siis küsimus oleks. Nimeta 5 tantsužanrit. Nagu stiili? Jaa. Hip-hop, dancehall, krump, house, K-pop. Ja milline sinu lemmik on neist? Ikka hip-hop, ma arvan. Sest muidu ma oleks tahtnud öelda heels, aga heels ei ole žanr või stiil. See on lihtsalt mudel, mida sa, lisaelement, mida sa lisad oma tantsule juurde, aga see ei ole otseselt stiil. Nii et muidu ma oleks jäänud seda, aga Okei. Järgmisena küsiks sult, et mida sa teha enam ei viitsi, kui sa väsinuna töölt koju jõuad? Koristada. Mul on sellega väga suur probleem, sest et kui sa elad üksi, siis paratamatult ei ole kedagi, kes sind nagu tagant utsitaks, ehk siis sa pead olema iseenda peremees ja kui sul on ka kass, kes sinuga ei räägi, siis ega keegi sind kodus ei sunni seda tegema ja siis sa tunnedki, et ma pigem teen selle asemel midagi muud ja siis need asjad jäävad tahaplaanile ja siis sa ärkad üles ja sa oled mingi ja see kõik häirib, aga lihtsalt ma ei jaksa koristada. Sa pole ainuke. Ma elan koos elukaaslase ja koeraga ja isegi siis ei viitsi koristada. Egi sikuta tagant sind nagu ema kunagi sikutas, et mine nüüd palun koristama. Ma arvan, et selles mõttes, et mehed jäid üldse sellele väga kaasa elukaaslasena. Nad pigem võib-olla oleks mingi ja ärme täna tee. Ja, reaalselt. Jah, et selles mõttes, et sa pole üksi selles mures. Head tegevused, mis aitavad energiat ja füüsist taastada? Magamine. Mis aitavad taastada? Tegelikult ongi magamine, ma ütleks. Jah, sest magamine. Jah, rohkem. Mul oli see, et mul hakkas väga kergelt olema lihasvalu ükskõik, mis trenni ma tegin ja siis üks sõber ütles mulle, tead, ma olen nagu
20-ndates, ta ütles, sa oled piisavalt vana, et nüüd sa pead hakkama venitama. Ja nagu, kuidas sul sellega on? Kas sul nagu, kuidas, nagu ma tean, mul ei ole kunagi meeldinud seda teha ja nüüd ma tunnen, et mul on nagu vajalik juba, kuigi ma olen suhteliselt noor, on ju, aga ikkagi. Jaa, kusjuures ma tegelikult armastan venitamist, sellepärast, et mul on olnud terve elu selline probleem, et ma ei paindu. Ehk siis mida rohkem ajas lähen edasi, seda rohkem ma saan aru, et kui ma tahan veel areneda tantsijana, siis ma pean selle ette võtma, et ma ei taha öelda, et sa pead spagaadi maha saama, aga no tegelikult need asjad aitavad nii palju. Ja ma tegelikult juba äkki 2 aastat, mul on iganädalane niisugune venitustrenn sõbrannaga ja veel paari inimesega. Ja pluss ma vahepeal olen teinud igast äpikesi, et minu jaoks on just nagu, kuna ma tean, et see on mingi eesmärgi nimel, siis see on minu jaoks just põnev ja selle ma tahan seda teha, et ma ei tunne kunagi, et ma pean hakkama venitama, vaid ma olen mingi, nüüd kui ma venitan, siis ma olen jälle 1 päeva võrra lähemal nendele eesmärkidele. Nii et tegelikult ma venitan päris palju, no sellest pärast trenne väga mitte, et ma peangi eraldi aja võtma, et nagu see, mis minu maailmas on natuke keeruline, ongi see, et kui mul ei ole midagi kindlalt ette pandud, siis mul on väga raske seda teha, sest ma planeerin reaalselt oma päeva ära nagu niimoodi minuti pealt ja ma olen selline süsteemide inimene, et ma pean mõtlema peas välja ette, mis ma teen. Ja kui mul ei ole planeeritud peale trenni venita, siis ma ei tee seda. Ja tihtipeale mul on see, et peale trenne ma jään jutustama inimestega ja siis oleneb kella, siis me võib-olla lähme kuskile kõik koos, et nagu, kuna ma olen hästi lähedal oma gruppidega, siis mul ei ole kunagi seda, et trenn peab ära, mina lähen oma sinna ruumi, nemad oma ruumi ja siis me rohkem ei näe, vaid ma lähen alati nendega riietusruumi, siis me seal chillime, räägime ja nii et jääks, loodan, et keegi ei kuule seda, sest et nagu keegi tõi teada, et ma ei venita peale trenni. Sa toksid, ma teen sulle märku sellega, et sa võid siin kõike teha, aga lihtsalt see tuleb mikrist väga kõvasti, ma kardan. Ärge kuulake kõrvaklappidest. Hoiatus. Ainult plastige kuskilt kõlarist. Jah, täpselt. Nii. Sinu kord on? On või? Jaa. Oi, nii tore. Ma tõesti, mul läks aeg nii ruttu. Igatahes, jah. Nimeta paar riiki, kus tahaksid tulevikus enda workshop'e anda. Ma tahaksin, kõigi tantsijate unistus ilmselt või enamike unistus on ikkagi USA. Aga seal ma saan aru, et minu tase ei ole päris see, mis seal on. Ehk siis, aga ma võin lihtsalt unistada. Unistamine pole keelatud. USA ja ma arvan, et mulle Euroopast on üks riik, kus ma pole siiani käinud ja see lihtsalt tõmbab nii väga. Aga ma lihtsalt seal käinud kuidagi, on Hispaania ja seal see tantsukultuur on ka, tegelikult mul sõbranna elab Hispaanias, kes on tantsija ja ta on rääkinud, et tegelikult see tantsukultuur ei ole väga suur seal ega tugev ja siis ma mõtlengi, et ma ei tea, miks, isegi kui seal see tantsukultuur ei ole tugev, mind ikkagi miski tõmbab sinna, seal oleks äge selline soema chili vanilli on küll nii hea. Milliseid iseloomuomadusi väärtustad inimeste juures kõige rohkem? Usaldus ja üks asi, mida ma lihtsalt aastatega õppinud on see, et kuidas ma seda nüüd sõnastan, kui inimene võtab mingi kohustuse ja ta teeb selle ära, ehk siis lubadused, et kui inimene annab katteta lubadusi, mind nii häirib see on nagu see, et ära ütle selliseid asju, sest ma näen nii tihti näiteks, et inimesed on mingi, ma nii tahan su trenni tulla ja mitte kunagi ma ei näe neid oma trennis, mitte kunagi. See on see, et sa ütled midagi suu soojaks, et lihtsalt midagi öelda või neid näiteid on nii palju ja siis mitte kunagi see nagu tegudeni viis. Ma mõtlengi, et ma ei ütle mitte kunagi midagi sellist, mida ma ei mõtle. Näiteks, teate küll seda hetke, kus sa näed mõnda vana tuttavat, sa oled nagu, peaks kokku saama millalgi. Ei ole vaja öelda, kui sa tead, et sa ei taha temaga kokku saada. Ehk siis pigem vältida neid niisugused, see võib-olla ei tundu nagu suur asi, aga võib-olla see inimene, tema oli mingi, ta tahtis minuga kokku saada. Ja tema jääb mõtlema selle, aga sina võib-olla ütlesid seda lihtsalt, sest sellel olukorral, selles hetkes oli see nagu selline awkward situation ja siis sa tundsid, et sa pead midagi ütlema. Et nagu niisugused, et tõesti ütle asju, mida sa päriselt mõtled. See käib ka suhete kohta, meeste kohta. Ja usaldus see ja
ma hindan väga seda näiteks, kui inimesed annavad mulle oma aega, sest kuna ma ise tean, et ma bookin oma aja nii täis, siis kui keegi teine teeb seda nagu minu jaoks ka, siis ma tunnen nagu, et wow, nii tore. Jah. Ma arvan, et see on väga oluline asi, millest sa rääkisid, et need väga palju on seda, et ja teeme seda ja mitte kunagi ei võeta ühendust. Mitte kunagi. Nii vastik. Või ütleks see, et sul on nagu kokku lepitud, et täna lähme ja siis ta mingi pool tundi äkki varem ütleb, et sorry, ma ei saa. Ja sa oled mingi valmis ennast pannud. Sul on siuke nagu power, siis et tavait lähme shoppama või kuskile peole, mis iganes, siis ta on nagu mingi sorry, ma saad ära. Siis ma lihtsalt nagu mingi kill me, please. Nagu. Ma reaalselt nagu, ma ei kasuta sõna vihkama tihti, aga võt see on asi, mida ma reaalselt vihkan, kui mina näiteks olen mõelnud ette, et ma tean, et sellel päeval ma teen seda ja siis tühistatakse. Ja nagu ma vihkan üldse sama päeva plaane, nagu ma ei ole üldse spontaanne inimene, ma pean teadma 24 tundi ette. Nagu mul on nagu mingi teenuse pakkumine, eks ma pean teadma 24 tundi ette, mis toimub ja kui keegi pakub samal päeval mingit plaani, ma väga tihti ütlen ei, lihtsalt sellepärast, et ma ei ole vaimselt valmistunud selleks, et ma seda teen. Vaid minu peas ma olen võib-olla, jess, ma saan kodus olla. Ja siis keegi ütleb, lähme randa. Ja mul on see kaheti selline asi, et ma olen nagu, ei, ma ei lähe, sest ma teadsin, et ma olen kodus, aga teiseks ma olen nagu, et FOMO, et võib-olla peaks ülema, et sõbrad, värgid, särgid, et see on niisugune hästi, ma ei leia seda kuldset keskteed. Ma tahaks inimestele öelda, et palun tehke minuga plaane rohkem kui 24 tundi ette. Ja, mina olen nagu spontaanne pigem, aga siis kui nagu ongi see kokkulepet asi, millest Brit rääkis, siis on see, et mingi pool tundi varem tuleb. Esiteks see vabandus on alati nii loll. See on nagu, no ma ei taha väga palju oma isiklikku elu hakata lahkama, aga mingid sellised asjad nagu mul mingi paha olla nüüd ja siis nagu iga kord on paha olla nagu. Reaalselt. Kas ikka on? Mul on praegu, kuna mul on kontserdiks valmistumine trennidega, siis kuidas ma iga aasta võitlen sellega, et ärge kirjutage mulle pool tunni enne trenni, et ei tule trenni, sest see on nagu selline, et miks nagu sa tead oma plaane ette, samamoodi ma räägigi, planeerimine. Sa tead oma plaane ette ja tihtipeale kirjutatakse pool tunni ette. Ma ei tule. 0 seletust, et miks ei tule. Siis ma olengi nagu please austage mu aega ja nagu mina olen arvestanud seda samamoodi. Ma olen arvestanud, et need inimesed tulevad ja siis, kui keegi kirjutab ette, siis mul on väga tihti näiteks, mitte väga tihti, aga nagu, kui kunagi olid nagu väiksemad grupid, siis oli väga raske sellega, et kui ma mõtlesingi ette, et sellel päeval ma teen seda ja ma ei tea, 3 inimest, nad kõik arvasid võib-olla, et kui ma ainult kirjutan, siis on chill. Ja siis oli see, et sa pidid mõtlema, mis sa nüüd teed. Sest et nagu võib-olla sul oli plaanis teha asetusi, aga sa ei saa neid teha, sest nii palju on puudu. Mul kunagi, kui ma andsin Arukülast trenne, siis kuna seal oli äkki mingi, ma ei tea, 8 inimest ühes selles grupis, siis oligi üks trenn, kus nad samal päeval hakkasid kirjutama, kuidas nad ei tule ja lõpuks tuli 2 inimest vist või. Aga et meil oli juba see kontserdi periood ja siis ma olen nagu, aga mis ma teen 2 inimesega asetust? No, mis ma teen? Ehk siis nagu see, et planeeri oma aega paremini ja ma mõistan täiega, kui tuleb reaalselt emergency või siis sa jääd haigeks. Juhtub ju seda, et sa jääd haigeks reaalselt niimoodi ja see on täiesti fine, aga lihtsalt planeerige oma aega paremini. Nii tuttav olukord on. Aga kas noortel on rohkem seda ka, et ala pidu on tulemas ja siis nagu sellepärast nagu viilitakse või nagu... Just hiljuti on mul olnud olukordi, kus inimesed juua trenni, sest nad on käinud peol. Okay. Ja, et no, mul on nagu vanuseklass nii erinev, et enamus ikkagi saavad aru, näiteks mul on esmaspäevati on hip-hop, ehk siis keegi pühapäeval peole ei lähe, aga kuna ma olen juba siin mingi, ma ei tea, 5 aastat äkki andnud commerciali, mis on alati pühapäeval hommikul, siis alati vähemalt 1 inimene on tulnud peolt. See on kuidagi kirjutamata reegel, et kuidagi see on niimoodi läinud. Ma ei saa seda ju pahaks panna, et laupäeva õhtu, et tahad ikka midagi teha, aga on olnud olukordi, kus inimesed juuvad trenni sellepärast, et nad on liiga palju pidu pannud. Siis ma olen nagu, et ma saan aru, et tantsimine võib-olla ei ole paljud inimeste jaoks prioriteet, et nad tulevad trenni lihtsalt sellepärast, et tantsida või nagu lihtsalt for fun, aga kui sa oled nagu mingi kohustuse võtnud, siis nagu ma olen nii nagu strict sellega, et enda jaoks, et kui ma võtan mingi asja ette siis, või nagu mingi kohustuse, siis ma täidan seda. Et nagu kui ma tean, et ma lähen
peole õhtul, siis ma tean, et ma võtan rahulikult, et ma jõuaksin homme ilusti trenni. Aga noh, võib-olla paljudel inimestel ei ole seda mõistmist, et võib-olla nad on küll ma hakkama saan kuidagi, aga reaalsus on teine. Nii, nüüd meil on need väiksed välkküsimused läbi, meil läks juba päris pikaks jutustamiseks, aga nagu samas meil oli väga põnev, nii et ma arvan, et see on 100% seda väärt. Aga äkki süübime natuke sügavamalt nüüd sisse. Ja, küsiks su käest siis kohe, et kuidas sa avasid enda jaoks tantsimise ja millal otsustasid teha sellest siis oma elukutse? Reaalselt, kui ma mõtlen tagasi, siis ma tean seda päeva, millal ma sain aru, et ma tahan tantsida karjääri mõttes. Aga kui ma mõtlen nagu väiksena, siis tegelikult ma lihtsalt, ma mäletan mingit niisugust hetke, kus ma olin ühe sõbranna juures ja siis oli kunagi selline laul nagu Enrique Iglesias Ping Pong Song, mis see, do you know see? Ja siis ma kuidagi oli mingi, oh my god, kui äge laul. Ja ma ei tea, kui vana ma olin ikka väike, ma olin mingi esimene klass, ma ei tea, teine klass. Ja siis mu sõbrannal oli niisugune väike MP3. Nii. Millennium People MP3 area, nagu era või mis iganes see oli nagu teine thing, mitte mingi iPhone'id ja asjad. Ja siis see oli nagu mul umbes niisugune pisikene ja siis ma panin selle endale see nagu pluusi sisse, kõrvaklapid pähe. Ja siis ma tantsisin ja ma olin mingi, mulle meeldib see, mulle meeldib, kus mu keha liigub. Ja ma tegelikult enne seda olin ainult mingit, mida rahvatantsud teinud, midagi sellist. Ja siis ma kuidagi jäin oma sõbrannale vahele, siis ta tuli, siis ma olin mingi, issa kui hirmus. Aga ma olin, aga mulle meeldis see. Ja siis ma sain selle sama MP3 endale sünnipäevaks. Ja see MP3 nägi elu. Ta oli minuga, ma arvan, kuni 9. klassini välja. Mul oli väga tihti see, et õhtuti ma olin peegli ees, ma panin selle MP3 endale siia kas praavi millegi vahele, kõrvaklapid pähe, panin pea peale, et kõrvaklapid välja tuleks, mul oli peegel ja siis ma tantsisin ja ma võisin seda teha 3 öösel, mul ei olnud probleemigi. Ja siis ma nagu sain kuidagi aru, et mulle väga meeldib see, aga ma kuidagi enda jaoks, oliks, et mulle tegelikult nagu meeldis laulda ka. Ja siis ma mõtlesingi, et aga ma ei saa olla tantsija, kes ei veni, sest nagu ma nägin näiteks trennides mingi inimesed, kes ei tee üldse trenni, venivad, saavad mingi jalgu, ja siis ma olen mingi, aga miks mina ei saa, kuigi ma tantsin nagu kogu aeg kodus. Ja siis ma nagu matsin selle maha. Kuniks ma läksin free flow'sse. Ja siis seal ma käisin ka aasta aega niimoodi, et ma olin nagu lihtsalt for fun, et mul ei olnud seda plaani, et nüüd minust saab tantsija. Ja siis, kui ma lõpetasin 10, siis ma läksin majanduskooli. Aga ma läksin sinna ainult selle pointiga, et mitte mind ei sunnitud, aga ma tundsin pinget, et kuna ma tegelikult põhikoolis olin 5, ma armastasin õppida, väike detail, mida võib-olla mõned inimesed ei tea mu kohta, on see, et ma reaalselt, see kõlab nüüd väga imelikult, inglise keel näiteks oli mul lemmikaine niimoodi, et õpetaja andis mulle lisa koduülesandeid ja ma läksin iga kord peale tunni lõppu, läksin sinna, ma olin nii, mis ülesanded ja ma olin nagu teistest mingi töövihiku mõttes nagu, ma ei tea, mitme lehekülje võrra ees, ehk siis kui nemad tegid tunnis need asju, minu olid need ammu tehtud. Ma armastasin seda ja näiteks, see kõlab nii imelikult, aga suvel, kui oli kool läbi, ma võtsin kõik oma töövihikud ette ja ma täitsin nad otsast lõpuni ära. Sest ikka vaatad, tunnis jääb mingid asju või koolis jääb mingid asju tegemata, mingid ülesanded jäävad vahele ja siis ma täitsin need suvel ära ja ma olin mingi, nii põnev, ma nagu olin täiesti obsessed ja siis oligi, et ma jõudsin gümnaasiumisse, kus nagu võib-olla hakkasid muud asjad tekkima, mitte poisid, aga lihtsalt nagu see, et sa hakkad rohkem nagu mõtlema, mis sa päriselt teha tahad ja siis gümnaasium on ju ka raskem ja siis nagu see mott kaob rohkem ära, sest ma olin ka rohkem väsinud, sest ma nagu käisin linnas, maalt linna kogu aeg niimoodi ja üritasin ka trennis käia õhtuti, et siis oliks, et nagu võib-olla ei olnud nii tugev see õppimismotivatsioon. Ja siis ma tundsin, et kuna ma tegelikult olen tark, et mis mõttes ma ei lähe ülikooli, sest mul on see väiksest saadik seda öeldud, et saab, et minema ülikooli. Ja siis teatega on see, et kui sa midagi mõtled lihtsalt, et sa tahad teha, aga siis keegi ütleb sulle, et sa pead tegema, siis sa ei taha seda teha. Ja siis ma tundsingi, et okei, et ma olen tegelikult väga tubli õpilane, et miks ma ei lähe. Ja siis ma lihtsalt võtsin ette midagi, vaatan, raamatupidamine. Mulle meeldib matemaatika täiega. Ma olin vahepeal eraõpetaja ühele poisile, kes seda veel ei tea. Ma olen ka. Reaalselt numbrid. Ma olen siiamaani obsessed. Ma võisin lahendada ülesanded. Ma käisin seal känguru, mis iganes see võistlus on, eks ju. I was obsessed.
reaalselt. Noh, nüüd enam mitte nii väga, aga siiski. Ja läksin siis sinna raamatupidamist õppima sinna majanduskooli. Ja ma olen seal ja ma mõtlen, et okei, ma ei saa aru, kas see on päris mulle, aga okei. Ma ei ole kunagi see inimene, kes midagi pooleli jätab. Mitte kunagi. Et ma teen asja lõpuni, isegi kui mulle see väga ei meeldi. Ja siis ma läksin üks hommik kooli. Ja ma mäletan seda hommikut nii väga, ma istusin bussis ja ma terve bussi tee mõtlen, miks ma lähen sinna. Ja läksin esimesse tundi ja esimeses tunnis ma sain aru, et ma ei taha siin olla enam. Ja ma tulin, peale seda esimest tundi ma tulin niimoodi päeva pealt ära. Ma ei ole mitte kunagi selline inimene olnud, aga see kuidagi tundus õige selles hetkes. Ja ma lihtsalt tulin, võtsin paberid välja ja ma olen nagu, wow, ma ei ole kunagi sellist nagu lükket teinud oma elus. Aga see oli nii õige lüke, sest ma sain aru, et ma tahan olla laval. Ma ei taha kuskil kellegi firmas töötada, teha mingit arvutamist, ma tahan laval olla. Ja sealt see kõik muutus. Ma räägin, tehke drastilisi muutusi elus ja it works. Usaldage elu, reaalselt. Ja mina käisin ka ülikooli matemaatikakatsetel tulin seal poole pealt ära, kuna ma ei taha siia kooli tulla, miks ma siin olen, lihtsalt läksin minema nagu poole katse pealt ja ma pole ka inimene, kes seda teeks muidu ja nagu see kõlab väga tuttavalt. Ma räägin ja tegelikult ongi see, et sa ei pea ennast sundima tegema asju, mida sa ei taha teha, nagu okei. On palju asju, mida saaks teha, nii et okei, sa teed lihtsalt lõpuni, et noh, ta ei ole kõige hullem. Aga kui sa juba eos tunned, et sa ei taha seda teha, ära raiska mu aega. Sest nagu ma tunnen, et paljud noored võib-olla lähevad selle pärast, et ma ei tea, mida teha, aga ma ei taha õppida ka, aga ma lähen, sest teised lähevad. Ja siis nad lähevad õppivad asja, mis neid ei huvita, siis nad on stressis, sest nad ei saa seda kooli lõpetatud. Et pigem võta see vaheaasta, mõtle päriselt, mis sa teha tahad. Ja ma arvan, et igaüks tegelikult sisimas teab, ta lihtsalt võib-olla on mõni unistus, mis on lihtsalt liiga suur või nagu tundub liiga suur, et siis sa nagu matad selle kogu aeg maha, aga ükski unistus pole liiga suur. Ja. Ma mõtlesin sellest, sa rääkis selle inglise keele õppimisest suveti ja niimoodi, aga võib-olla see oligi hea, et see tuli kasuks. Äkki nüüd sul on inglise keele tase kõrgem, saad kuskile minna workshop'e andma inglise keeles, selles mõttes, et tuleb kasuks. Sellega on naljakas story. Nii. Ma olin väga hea inglise keeles. Mul oli kunagi Disney, kõik need Nickelodeonid saated, kus oligi inglise keeles, mitte nagu nüüd tänapäeval, kus loetakse ikkagi eesti keeles peale. Ja mul oli väga tugev inglise keel, ma rääkisin väga hästi, kuniks ma läksin restorani tööle. Ja mis seal juhtus, oli see, et seal olid soomlased, kes rääkisid vigases inglise keeles ja mina võtsin neilt selle manöövri üle, et ma hakkasin rääkima nagu nemad. Et kui ma olen lauas, ma ei hakka nendega rääkima, hey, do you want some water? Ma ei hakka niimoodi, vaid ma nagu you want water, okei, sest et nagu kuidagi sa hakkad peegeldama neid inimesi ja pärast seda ma tunnen, et mu inglise keel on läinud halvemaks. Ma saan grammatiliselt aru, aga ma vahepeal meelega ütlen grammatiliselt valesti. Mitte sellepärast, et ma ei tea, vaid sellepärast, et ma olen juba harjunud, et kuna nemad rääkisid nii vigases inglise keeles, siis mul jäi see külge ja nüüd trennides samamoodi on nagu see, et ma tunnen, et ma ei räägi nagu niimoodi ilusti inglise keeles, vaid ma nagu veits naljaga pooleks räägin seda. Ja siis ongi see, et ma ei tea, kas inimesed saavad aru, et ma tegelikult oskan väga hästi inglise keelt. Lihtsalt mul on see manööver sellest restorani ajast jäänud peale ja ma ei tea. Ma ei tea, kuidas sellest lahti saada. Ma arvan, et harjutades saab ainult lahti sellest, vist muud moodi ei saa. Lihtsalt tuleb uues keskkonnas olla. USA-sse, workshopi andma. No. Siis tuleb uus aktsent külge. Jaa, aga kas tantsimisega peab olema alustanud juba lapsena või see on õpitav ka nagu vanemas eas? Kui see on võimalik vanemas eas, siis kuidas? Kuna näiteks mina ei oska üldse tantsida, ma olen täielik puujalgan ja kas, kui mina olen 20, kas mul on võimalik veel tantsima õppida? Vägagi. Nagu lapsena, kui sa õpid tantsima, sul on kindlasti eelised. Aga ma olen näinud inimesi, kes tulevad kervast, ma ei tea, 20+, 30+, hakka tantsima. Ja nad õpivad, ma oli üks sõbranna, kes oli, ma ei tea, ma pakun, kui ta läks tantsima, ta oli mingi 28. Ja ta 2 aastaga õppis väga hästi tantsima. Sest nagu kui sa paned oma mõtted kõik sinna, sa keskendud sellele, siis tegelikult see kõik on võimalik. Lihtsalt ülihea näide on ühest naisest, ma nüüd ei mäleta nime, ma pakun, et ta mingi 50 kuskil USA-s ja ta otsustas, et ta läheb sinna kõige nendesse popimatesse USA trennidesse lihtsalt for fun. Et tal ei olnud mingit eesmärki ja kuna seal on hästi tihti niisugused filmimistunnid, siis ta lasi ennast filmida ja siis ta alguses esimene tund ta kuskil pani üles, et ta kõndis minema poole tantsu pealt, sest ta sai aru, et ta ei saa hakkama, sest seal on ju kõik mingi USA, mingid top-notch tantsijad.
ja siis ta oli mingi, et ei, oot, ma proovin veel, nagu võib-olla see oli lihtsalt halb päev. Ja siis ta hakkas käima ja siis lõpuks ta läks viraliks reaalselt, ma ei tea, ma arvan, et ei ole näinud, aga ma tean ikka nagu lühikese peaga, halli peaga, ma ei tea, mis ta nimi on, ja see lõpuks jõudis sinna maale välja, kus ta sai Broadway'sse, nüüd hiljuti. Ja ta oli nagu, et ma alustasin alles, kui ma olin mingi 50, ma võib-olla võin detailidega eksida, aga ma mäletan seda, ma nägin seda Instas, seda videot ja ma olin mingi, vau, kui ta suutis seda teha nii nagu suures vanuses, siis kõik on võimalik. Ehk siis nagu, kui sa vähegi pühendud, siis... Ma isegi ei tean, kellest sa räägid võib-olla. Ma võib-olla olen näinud seda nagu Ikka naist lühikese kuskil. peaga tegi. Yeah, ma vaatasin küll, ma olin nagu mingi wow. Olgu, väga huvitav, aga ta on super hea tantsija. Väga hea nägi välja. Me juba siin puudutasime ka su tööelu. Räägi meile siis oma tööpäevast, et milline näeb välja üks päev näiteks. Seda on naljakas või kuidagi imelik kokku võtta, sellepärast, et kõik mu päevad on täiesti erinevad. Ja see ongi see, mis mulle mu elu juures meeldib, et mul ei ole ükski päev sama. Ma tean, et ma ei lähe iga päev kuskile 12 tundi istuma, näiteks kui mul oli restorani ajad, siis see väsitaski mind kõige rohkem, et ma tean, et iga päev mul on see üks ja sama rutiin. Nüüd on mul niimoodi, et mõnel päeval on mingid proovid, siis mõnel päeval on eratunnid, siis ma teen natuke kontorit, siis ma annan trenne, siis mul on veel mingi 100 asja. Et nagu mul on kõik see elustiil nagu kuidagi nii vaba graafikuga, et ma saangi lihtsalt teha niisugused päevad, nagu mis ma soovin. Ja see on nagu nii mõnus tunne, et mul on niisugune ajaline vabadus, sest samamoodi näiteks mu kontori toimub, ma free flow's teen. Ma võin seda teha millal iganes. Ja võt, kui see aeg, kui ma töötasin restoranis, siis ma tundsingi, et kuidas ma saan teha tantsimist niimoodi, et mul on mingi töö veel kõrval, aga mida ma saan teha niimoodi, et ma ise valin oma aja. Ja ma otsisin seda nii kaua, kuniks ma jälle täiesti lambist lihtsalt, ma ei tea, kas te olete mu YouTube'i vaadanud, ma ei tea, kas ma olen seda YouTube'is rääkinud, aga kuidas ma sain Free Flow's kontorisse tööle, ma läksin lihtsalt, istusin sinna laua taha, ütlesin, mulle meeldib see laud. Ja reaalselt ma teadsin, et need olid teinud juba selle mis see sõna on nüüd nagu... Taustakontrolli või? Ei, mitte tausta. Konkurss? Konkurss, jah. Ja ma tean, et juba oli inimene, kes pidi seda tööd tegema, seda kontoritööd. Ja ma lihtsalt istusin laua, ütlesin, mulle meeldib see laud. Et ma ei tea, mis teil vaja teha on. Ja siis nad olid mingi, et aga teeme nii, et sa teed need samad ülesanded, mida tegid need kandidaadid. Ja ma tegin need ära selle samal õhtul. Ja ma tegin suht ruttu ära. Ja siis järgmine päev lähen tööle ja siis nad on mingi... Palju õnne, et sa oled meie tiimis, et minul oli kõige parem töö. Isegi kui ma tegin nagu hiljem, mul oli kõige parem töö. Ja siis nad olid mingi, see pidigi nii minema. Ehk siis nagu vahepeal juhtuvad asjad lihtsalt niimoodi, et sa lihtsalt lähed kuskile ja teed ja olemas. Ja, aga oota, mis me rääkisime? Su tööpäevast. Ainuke asi, mis on kõige selle juures natuke jama, on see, et kuna mul ei olegi seda nagu piiri peal, sest ju päevas on, ma võin põhimõtteliselt 9 hommikul, ma ei tea, 12 õhtul planeerida endale aja, siis ma ei oska piiri panna ja ma teen väga pikkasi päevi, mis võib-olla ei ole kõige nagu tervislikum ja vaene kass, kes kodus üksi peab olema. Et see on asi, mida ma tahaksin tervist parandada, et ma reaalselt pean mõistma, millal nagu võiks natuke rohkem puhata, sest praegu näiteks, kui mul on projektid ja asjad, siis mu päevad kestavadki nii, et 9 hommikul kuni 12-1. Ehk siis see ei ole isegi tavaline kontoripäev, vaid see on reaalselt rohkem. Nii et võt. Ehk siis töö ja eraelu hoidmine lahus koos on keeruline? Vot eraeluga on see, et kuna mu eraelu ongi just tantsu ümber, sest mul on hästi paljud sõbrannad nagu ongi, mida? Hästi paljud sõbrannad on tantsumaailmas, siis mul nagu nii mingit poikat ei ole, eks seda eraelu mul ka ei ole, kassiga ma chillin natuke ja ega mul rohkem ei olegi, sest ma olen hästi avatud inimene ja ma kuidagi enda jaoks ei suuda mõista, et mul ei olegi piiri või nagu, et ma tunnen, et ma võin rääkida kõigest nii vabalt ja mul ei ole nagu häbi või nagu ma ei tunne, et mingi, oh my god, ma peaksin oma eraelu hoidma nagu lahus ja ma ei tunne seda. Ma tunnen, et ma pigem jagan neid asju, sest võib-olla on inimesi, kes nagu täiega samastuvad, sest on üks asi, mida ma võib-olla, ma ei tea, ma ei ole seda veel valmis rääkima, aga on üks probleem, mis mul on olnud kunagi.
ja siis, kui ma kuulsin, et üks suunamudja rääkis, et tal oli kunagi sama probleem, ma tundsin nagu ennast nii hästi, sest et ma tundsin, et ma ei ole üksi ja et kui nii suur inimene räägib niisugusest probleemist, et siis nagu vau, et nagu, ja siis ma sain aru, et okei, ma pean ka rääkima nendest asjadest, sellepärast, et võib-olla keegi tunneb, et okei, siis ma ei tunne ennast halvasti, sest et ta tunneb samamoodi või tal on sama asi olnud. Vot, ja seda ma kuidagi olen ette võtnud, jah. Eks su hobi on su töö ja su töö on su hobi. Tegelikult põhimõtteliselt küll, aga ma reaalselt armastan, et see niimoodi on, sest nagu ma teen asja, mida ma armastan, mul ei teki kordagi seda tunnet, et ma lähen tööle. Nagu ma ei lähe kunagi free flow'ni, no ma lähen tööle nüüd. Minu jaoks ei ole töö, see on nagu fun. Väga mõnus. Kas sul on eeskujusi või inspiratsiooniallikaid ka tantsumaailmas? Mul on niimoodi, et mul on tantsustiili mõttes on üks tantsija, keda ma lihtsalt I look up to, tema nimi on Alia Chanel, ta on üks niisugune mustanahaline tantsija USA-s ja tema stiil on täpselt see, mida mina kinda teen Heelsis näiteks. Ja ta oli ka Beyoncé tuuril ja siis oligi see, et kui ma nägin Beyoncé't ja teda korraga laval kõrvuti, mul oli plahvatus peas. Et nagu ma kuidagi nagu tantsumaailmas ma ei ole väga nagu selline iidolite võtja või nagu, et ma ei ole nagu tantsijate peale nii, et oh my god, vaid mul lihtsalt meeldib vaadata neid, aga ma ei tunne, et keegi mul nagu iidol oleks, aga temaga mul on mingi teine connection. Aga kui ma mõtlen nagu inspiratsiooni mõttes, siis mind tegelikult inspireerivad mu enda sõbrannad, lihtsalt sellega, et nad on nii töökad ja nii äge on vaadata, kuidas nad viitsivad vaeva näha sellega, et ma ei tea, minnagi välismaale tantsima ja nagu treenida kogu aeg, et nagu, need on sellised väiksed asjad, mida mina panen tähele, võib-olla tavainimene ei pane seda tähele, aga ma mõtlen, et issand, ta võttis eraldi aja, et minna kuskile stuudiosse, õppida video pealt mingeid tantse nagu nii äge ja no ühesõnaga, jah, ma arvan, et mu sõbrannad ongi kõige suuremad inspiratsioonid. Seda väga mõnus kuulda ja sa nii särad, kui sa räägid sellest ka, mulle nii meeldib see. Sa täpselt räägid täpselt nii nagu, okei, no ma ei ole nüüd nii, või noh, ma olen ka tantsija. Ja. Kus sa tantsid? Võib-olla äkki tead, suurem nüüd grupp on tantsustuudio. Kas see on Tartus või? Ei, Võkles. Kuule, aga ma olen selle antud trenni. Võib-olla, ma tean, et Grete annab trenni. Aga ma andsin seal noortematele. Võimalik teed sa ja sealt kusjuures tulid mulle trenni mõned, kes siiamaani käivad. Kui sa nagu seda praegu räägid, nagu, sa räägid nagu minu elus siuke nagu tants ja trall ja see on nii tore, mul nii armas tantsimist, ebanormaalne. Millised on suurimad väljakutsed, millega oled tantsukarjääris silmid seisnud? Väljakutsed? No esimene asi, mis oli nagu algusaastatel kõige raskem ilmselt oli rahaline pool, sellepärast, et nagu, kui sa võtad selle eesmärgi, et nüüd ma olen ainult tantsija, siis ega sellega Eestis lihtsalt ära ei ela. Vaid kui sa tahad päriselt sellega ära elatada, siis sul peab olema munad nii paljudes korvides, sul peab olema nii palju connectioneid, et seda päriselt teha. Nüüd ma tunnen, et ma olen seal maal, aga näiteks kui ma mõtleks mingi 5 aastat tagasi, siis ma ei elaks ära nagu never. Et oligi see rahaline pool, siis ajaline pool, et kuidas sa nagu mahutad trennid, esinemised. Näiteks kui ma töötasin restoranis, oli väga tihti seda, et esinemised vahepeal ei tule 6 aega ette, vaid need tulevad ennast nüüd homme. Lähme esinema. Vaatad, ma olen homme tööl, kes tahab vahetada, ei ole nõus keegi vahetama, keegi ei saa vahetada, aga teeme nii, et ma lähen ära niimoodi, et ma lähen 5 ära, siis sa tuled 5 tasemele, ühesõnaga hästi palju logistilist sellist mõtlemist, mis oli nii stressirohke tihtipeale, sest ma olen nagu, et jaa, ma tahan restoranitööd teha, aga ma tean, et ju tantsimine on minu kirg ja ma tahan, et see oleks minu prioriteet. Ja mul on nagu sellega vedanud, et mul oli nii äge restoran, kus ma töötasin, sest nemad teadsid ja mõistsid seda ja nad olid alati, tulid vastu. Alati. Ma ei pidanud vist, kas ma pidin kunagi? Ei, ma vist ei pidanud kunagi ära jätma ühtegi esinemist. Sest nad olid, ma võisin ka samal päeval niimoodi, et ma olin tööl ja siis ma mäletan, oli mingi muusikavideo ja siis mul kirjutati niimoodi, kuule, 2 tunni pärast muusikavideo, tahad tulla? Ma olin nagu tüdrukud, ma lähen muusikavideosse. Okei. Mine, me saame hakkama. Reaalselt. See on kui tore. Ma arvan, et sellist restorani väga kuskil ei ole. Seal nime Basiilik, by the way, minge sööma sinna. Mis tahtsin küsida, et mis restorani tegu oli? Väga hea resto. Seoses restodaga käisime, mis oli Glorias äkki või? Glorias. ma olen isegi täitsin seal. Me nägime sind. Ma tundsin ära. Kes, mida? Ma istun nagu mingis setitruuk seal. Jaanuaris. Kas ma tantsisin või ma vaatasin? Tantsisid. Jaanuaris.
kahe Alguses tüdrukuga äkki oligi või kolmekesti. jaa. Mingi kepid olid ka vist käes ja mingid asjad. Ma ei mäleta täpselt enam, aga midagi oli ja nagu Maarit on ainukene tantsija Eestis, keda ma tean. Ja ma olingi nagu, Maarit on ta nagu mingi, see tüdruk või? Jaa, okei, tean. Ja siis ühes videoprojektis Karjääristuudioga me teeme siis neid nagu töökultuuri ja selliseid videosi, et näitab töökeskkondi inimestele. Ja ühes videos oli eraüritus ettevõttele ja sina tantsid ka seal, mida monteerisin. Oota, mis see oli, mingi UV või? See on ju homme. Ei, see, kus sa tantsisid nende äkki peale jõule oli üritus mingi ja siis nende töökultuuri klipis oled sees ja siis oota, aga mis ma tantsisin seal? Mis mul seljas oli? See trummi UV, jah. Ma olen Britis inimesed näinud ja põhimõtteliselt sinu ja sellega mu kõik need nagu tantsuconnectionid lõpevad. Ma olen nii tantsukauge inimene tegelikult. No vot, nüüd sa siis tead, mida vaadata ja kuskas mis ja. No vot, ma tunnen, et sellest episoodist on mulle kõige rohkem. Aga kas sul on olnud selle karjääri jooksul üldse vigastusi, mis on mõjutanud sinu karjääri või kuidas sa oled nendest taastunud, kui oled? Mind on nagu väga õnnistatud sellega, et kuna ühest poolest ma ei veni väga, siis kunagi, kui ma käisin, kes see sõna on, füsioterapeut, ta ütles mulle niimoodi, et ma ei veni, sest mul on lühikesed lihased. Ja see tähendab seda, et mul tekivad vigastused mitte raskemini, vaid nagu harvemini. Sest et mida rohkem sa venid, seda rohkem su lihased on nagu vabamad, mis tähendab seda, et nad võivad kergemini niimoodi teha. Ja mul on olnud niisugused nagu, ma ei tea, mingid äratõmbamisi. Mul näiteks eelmine suvi, ma mäletan, oli põlvega mingi asi. Kuniks ma läksin ka füsioterapeudi juurde, kes ütles mulle, et mul on lihtsalt koormus nii suur, et ma peaksin tegema põlveharjutusi. Ja võib-olla mida paljud tantsijad ei mõtle või ka sportlased, on see, et põlve me kunagi eraldi ei treeni tegelikult. Sa teed ju jalga, eks ju nii, aga kas sa teed põlvele tegelikult harjutusi? No keegi ei taha mingit põlvelihaseid ju kasutada, mis loogika see on. Aga tegelikult põlve peab tugevdama selleks, et kui sul on jalg, siis eks ju jala alumine ülemosa, kui nemad saavad mõlemad vatti, eks siis säärele teed, siis reiele teed, siis nad miidivad siin keskel kokku, eks ju, ja siis nad suruvad kogu selle raskuse sinna põlve ja siis põlves tekivadki valud, vigastused, et aga ma olen seda suutnud ilusti vältida ja ma teen harjutusi, ma joon kollageeni, ehk siis ma tunnen, et ma teen endast kõik, et ma saaksin tantsida ilma vigastuseta, muidugi mul on mingid vanad vigastused jalgades, et ma võib-olla jalga ei saa nii hästi välja, aga nagu mingid suuremad vigastusi mul õnneks ei ole. Ei tule ka. Nii et. Vist ongi kõige levinumad probleemid tantsijatel on põlv ja alaselg minu meelest. No Brit teab põlve lugu ka. Ja ma olen opil käinud oma põlvega. See otseselt ei olnud seotud tantsimisega või nagu ma sain koormus, sain läbi tantsimise oma põlvele. Ja siis üks hetk ma läksin oma elukaaslase autos, läksin välja, mis on nagu veits madalam ja siuke hästi nagu jäine ilm oli ja maa oli täiesti mustad jääd täis ja ma astusin autost välja ja ma tõmbasin oma jala ära nagu, nii et mul kõik menisk oli kõik ühesõnaga täiesti puruks lihtsalt. Ja meil oligi nii, et me pidime minema võistlema. Ma ei mäleta, mis kohtaks võistlema, ühesõnaga need mingid suured, mingid cheerleadide võistlused olid ja ma ütlesin endale, et kuule, jama on. Tõmbasime põlve täiesti ära vaata, et ma ei saa isegi liikuda, ma isegi trepist üles räägima, et ühe sammu tegemisest. Ja siis ta oli nagu mingi, okei, et ma ei saa minna siis vaata. Ma olin nagu mingi, ei, me ei jäta seda ära, me lähme. Ja ma läksin oma ortoosiga, läksin esinema ja esinesimegi ära, nagu saime 3. koha nagu. That's dedication, ma ütlen sulle. Ja siis on inimesed, kes ei tule kuskile, ma ei tea, kas ei trenni esinema, sest ma ei tea, ma avastasin nüüd, et ma olen ära. Või siis... ma ei fiili enam. Mul pärast hea näide praegu hiljuti kuulsin ühe õpetaja käest, kuidas inimene kirjutas. Ma enam ei tule trenni, sest ma kaotasin passioni tantsimisele. See on mingi Gen Z värk. Reaalselt. Nagu, Kalja, nagu sul on 2 nädalat veel pingutada. You got this. Ma kaotasin passioni tantsimisele. Mida? Nagu see on nagu selline vabandus, et isegi kui sa kaotasid ja sa tead, et sul on esinemine 2 nädala pärast, sa teed selle lõpuni. Sa oled nagu, okei, aga peale seda ma võtan aja maha, võib-olla tulen tagasi kunagi. Aga niimoodi. Ja siis ongi inimesed lähevad mingi ortoosidega lavale. Ma olen nagu...
ma isegi ei teinud seda mitte isegi iseenda pärast, et ma olingi seal, mul enda olid süümekad, et nagu nemad ei saa minna. Me ju reaalselt nagu, meil oligi, ma ei tea, äkki teada, üks tüdruk, kes elab Hispaanias, üks Elina, ma ei mäletas teie perenimi on. Temast ma mõtlesin, et ma rääksin Hispaaniast. Ja just. Tema mõtleski meile selle ka välja. Nagu, ta ise elas Hispaanias, siis ta nagu tegi meile Eestis, tegi videoid, et ma õpiks selle nagu kava selgeks. Mingi hull jämmamine oli reaalselt. Ja siis ma olin ka nagu, kui lõpetage, et me oleme selle muusika eest maksnud, me oleme seda teist ja kolmandat teinud, et me ei saa seda nagu lihtsalt nagu ära lükata, vaata. Aga see oligi see, et ma pidin iseenda liigutusi hakkama mega palju nagu ümber muutma ja kuna mul oli siuke nagu osa, kus ma pidin inimest tõstma, siis see oli hirmus, aga kuidagi ikka see mõtet seal õnneks. Aga vaata ongi see, et kui sa saad aru selle asja pointist, et nagu tegelikult ju terve tiim on seal taga, see ei ole see, et sa lähed soolot tegema, vaid tegelikult sa vastutad nagu tegelikult terve tiimi eest ja ma nagu tahaks, et teised tantsijad mõistaks ka seda, et kui sa nagu alt ära hüppad või sul midagi juhtub, siis sa tead, et tegelikult kogu tiim ikkagi kannatab selle all. See ei ole üldse nagu selle mõttega, et ära siis kuku ja mida iganes. Ikka juhtub vigastusi ja asju, see on täiesti normaalne, juhtub mingeid emergency asju. Aga kui asi pole nii hull või kui on asi, mis ei ole nii oluline tegelikult, siis tegelikult viis asi lõpuni oma tiimiga, et nagu ära vea teisi alt. Ja see on asi, mida ma olen ka õppinud ja mida ma tahaks õpetada oma õpilastele. See on lihtsalt nii õigel ajal praegu see podcast, sest ma praegu olen täpselt seal perioodis, kus mul on kontsertiks valmistumine ja kuidas me reaalselt õpetajatega räägime, kuidas me kardame telefoni vaadata, sest mis sealt tuleb. Ma täna ei tule trenni, sest kuule, halb asi juhtus, et ma ei saagi enam esinema tulla. Nagu, ja need kirjad tuleb iga päev. Ja siis ma olen nagu see, et mõni asi lihtsalt juhtub, see on täiega fine, aga see on mõned asjad, kus ma olen nagu, et ma tahaks neile õpetada, kuidas olla kohusetundlikum. Et nagu ma ei tee neid asju lihtsalt sellepärast, et mina tahan, et tants oleks hea, vaid sellepärast, et ma tahan, et kogu tiim saaks aru, kui oluline on kõik koos pingutada. Sest kui näiteks on pooled, kes tantsivad, teevad kodus, harjutavad ja siis on pooled, kes tulevad iga kord trenni või siis puuduvad trennist. Niimoodi, kus ma üldse olema pean? Siis ma olen nagu, ma lihtsalt tahaks karjuda ja ma ei ole üldse kuri õpetaja, see on minu nagu ka pluss ja miinus, et ma ei oska olla karm ja kui ma ütlen oma karmi asja, siis ma mõtlen sellele 3 päeva. Ma reaalselt eelmine nädal ma ütlesin trennis, et kui me ei saa puhtaks, me ei lähe lavale. Esiteks inimesed hakkasid plaksutama selle peale, siis nad kuulsid valesti. Ja ma nagu, miks te plaksutate, ma üritan olla kuri. Ja nagu, ühesõnaga, see on nii stressinud aeg praegu ja ma olen lihtsalt mingi ometi üks tiim, eks, et võiks nagu ühiselt kõik kohad ära teha. No ongi, mida rohkem on inimesi, seda raskem. Näiteks hip-hopis mul ongi 33 inimest korraga. Üritan nüüd kõigiga samal päeval trenni teha. Niimoodi, et kõik on kohal, kõik harjutavad. Oi, kuidas ma neile loenguid teen. Kogu aeg ma lihtsalt mingi. Ja siis ma tunnengi, et ma tahaks olla karmim, aga ma ei oska. Ma lihtsalt, ma ei oska, ma tunnen, et ma ei taha neist tekitada halba tunnet ja siis ongi see, et mina mõtlen, kui ma ütlen midagi enda jaoks halba, siis ma mõtlen sellest reaalselt mitu päeva, nagu see, kui ma ütlesin selle lause, et ma ei lähe lavale, siis ma mõtlesin, issa, kuidas ma niimoodi ütlesin. Et ma tundsin ennast alati, et see ei ole asi, mis on nagu halvasti öelda, vaid see lihtsalt nagu see, et palun mõelge, palun harjutage. Aga ongi see, et jah, ma ei oska olla kuri. Kui me oleme siin juba vigastustest ja viilimistest rääkinud, kui palju sa oled kohanud neid inimesi, kellel on vigastused, ehk siis jutumärkides vigastused, kes kuulavad meid siis Spotify'st näiteks, nemad ei näe pilti, selgitan juurde, et ma tegin jutumärke kätega. Et lihtsalt, et ma olen neid lugusid küll kuulnud, kuidas on hull vigastus justkui ja siis on järgmine päev umbes kuskil batuudikeskuses või vahet pole mingi füüsiline nagu julm, nagu selles mõttes inimesed elavad Instagrami elu tegelikult ja nad ei mõtle selle peale, et su treener ja trennikaaslased on ka Instagramis. Oi, sellest, kui ma nüüd tagasi mõtlen, ma ei mäleta ühtegi korda, kus oleks olnud nii, et keegi ütleb, tal on vigastus, aga siis ma näen teda kuskil stories, aga on olnud olukordi, kus nad ütlevad, et ma ei saa tulla trenni ja siis ma näen, et teevad story, kuidas nad on kuskil, ma ei tea, rannas, nad chillivad kuskil päikseloojangu käes ja niimoodi ma olen nagu, et sa ei saanud trenni tulla, sest sa pidid sõpradega chillima. Ma saan aru, okei, sõbrad on ka olulised, aga kui sul on näiteks minu mõttes, sul on kord nädalas 2-tunnine trenn, siis sa leiad selle aja, et käia seal trennis ära ja siis teha oma asju. Aga neid tuleb ette. See ongi see, et usaldus nagu kui ma ütlen sulle, et ütle ausalt, miks sa ei tule trenni, siis ma loodan, et inimesed ei valeta mulle,
nagu ma mõtlesin ise järgmise aasta peale, et kui ma tahan võistlustele minna õpilastega, siis ma tahan neis kasutada seda nagu, mis see sõna on, nagu kohusetundlikkust sellega, et ma teengi neile reegli, et te peate ütlema, miks te puudute ja ainukesed valid põhjused, miks te võite puuduta, on see, kas te olete haige, teil on mingi tõsine vigastus või siis on mingi perekondlik emergency. Ja ma lihtsalt loodan, et keegi ei hakka seda nagu halvas mõttes ära kasutama, et mingi, ma olen haige, tegelikult ei ole. Sest nagu, kuna ma ei tegele, aga ma olen väga suurt usku sellele, et kõik, mis sa ütled, nagu sa ka mõtled ja kõik nagu need asjad võivad ellu viia või täide minna, siis kui sa ütled, et ma olen haige, siis ma tunnen, et sa tõmbad seda endale ligi. Et nagu praegu teed nalja sellele või nagu teed nagu, ma olen haige ja siis järsku oledki haige. Mul on olnud seda ise, kus ma olen nagu kogemata, ma mäletan kunagi põhikoolis, ma ei julgenud minna sõpradega ujuma, sest ma ütlesin, ma jään haigeks. See oli maikuu. Ja ma teadsin, järgmine päev on meie ainukene väljasõit sellel õppeaastal, sest me olime nii halb klass ja õpetaja ütles, me lähme ainult aasta lõpus. Ja ma nii ootasin seda, sest ma elasin maal ja kujutada, kui sa saad maalt linna nagu ühe korra aastas, ma liialdan natukene, aga lihtsalt klassiga saad nagu ühe korra aastas. Ja siis me läksime ujumast, aga ma ütlesin, ma ei lähe, ma olen haigeks. Kust mul see mõte tuli, ma ei tea. Ja saate aru, jõudsin koju. Ma sain päiksepiste. Ja ma ropsisin mitu päeva. Ja ma olen nagu, saad aru, sa ütled seda lihtsalt nagu, et ma lihtsalt ei tahtnud minna. Ma ütlesin, ma jään haigeks. Ma ei mõelnud selle ja siis ma jäingi. Ja see ongi see, et ära ütle asju, mida sa ei taha, et päriselt läheksid täide. Jaa. Oli küll nii, jah. Midagi seoses, et midagi oli mu täpselt samamoodi, mida ma sõnusin ära ja see nii juhtus ka, aga mul ei tule praegu meelde, mis see täpsemalt oli. Aga see oli ka täielig mingi mindblowlis. Palju olnud. Ja. Meil on see kas või see, et oleme sõitnud autoga ja see on nagu mingi oleme ettevaatlikud metsloomad, järgmine hetk sul on kits kapotis. Nagu, nagu mul on niimoodi olnud 30 sekundise vahega, et ütled, et ma loodan, et ei ole, võtan vaiksemalt ja siis no mina olen kõrvalist välja, siis oli kits autostes. See tuletab mulle meelde seda päeva, kus ma selle CTB-ga kivi otsa sõitsin. Ei, ma nägin seda vlogi, ma lihtsalt olin nagu mingi what? Ja see on nii haige, et ma ütlesin enne seda, et mis ma crashin täna autoga või? Ja siis ma crashisingi. Sõnadele nii tugev jõud. Reaalselt nagu, ma arvan, et tänu sõnadele ma olengi tegelikult jõudnud siia, sest ma väiksena ju nagu rääkisin iga õhtu, kuidas ma olen suurtel lavadel, aga siis ma ju ei teadnud, et selline asi on olemas nagu manifesteerimine. Ja samamoodi ma rääkisin, ma olin ju obsessed igasugustest artistidest, mul olid seinad täis plakateid, ma armastasin Beyoncé't, Miley Cyrust, One Directionit ja ma reaalselt iga õhtu rääkisin, et ma näen teid üks päev. Miley't pole veel näinud, eks ju, Beyoncé tehtud, 1/5 One Directionist tehtud, nagu who next? Et nagu siis sellistel hetkel sa mõistadki, et tegelikult kõik, mis sa väiksena ütlesid. Ma mäletan ühte hetke veel, kus ma olin lasteaias ja siis meil oli lasteaia kõrval kool ja mu õde oli minust vanem ja siis ta esines koolilaval ja see koolilava oli nii suur. Ta oli nagu ülesse poole niimoodi, et sa istud all ja siis see läheb trepist üles ja see tundus minu jaoks nii äge, ma ütlesin niimoodi peas. Ma mäletan, ma olin mingi 5. Ma ütlesin, kunagi ma esinen siin laval hästi palju. Ja siis ma reaalselt, kui ma läksin sinna kooli, ma arvan, et ma olen suht kindel, ma tegin selle kooli rekordi. Ma arvan, et mitte keegi pole nii palju selle laval esinenud. Ma mängisin flööti, ma lugesin luuletusi, ma lugesin kõnesi, ma laulsin, ma tantsisin, ma laulsin kooris, ma laulsin soolot, ma mängisin flööti, ma mängisin xülofoni, ma näitlesin, ma tegin kõike seal. Ma põhimõtteliselt elasin seal laval, nagu reaalselt, ma isegi ei tee nalja. Et nagu sel hetkel sa ei saa ka aru, mida sa öelnud oled, kuniks järsku see läheb täide. See otsalt ei käi selle sama asja alla, aga ma kunagi väiksena nagu olin ka see, kes mingi tantsis mingi asjade järgi, eks ju, üks mu lemmikumaid lauljad oli Keterani, eks ju, iga väikse lapse mingi unistus ja mul on siiamaani see, et ma pean elu jooksul olema Keterani tagatantsija, nagu see on mu üks nagu siuke nagu challenge, et ma pean olema tema taga kuskil kunagi. Aga tead, et see ei ole üldse võimatu? Ma tean, aga mis olen natuke siuke harg. Ja julge. Ja see on täiega realistlik. Nagu Eesti artistid on väga realistlikud. Ma ka ju kunagi mõtlesin, tahaks mingi Eesti artistidega olla. Nüüd ma olen mingi, issand, mul on juba pooled läbi käidud. Nagu, kust nüüd edasi siit? Et nagu, see on kõik täiega võimalik. Ja siis üks päev nagu meie treener kirjutas meile, et okei, et ma ei mäletaks mingi nädal äkki oli vahet, et nädala pärast me lähme nüüd A-rühmale esinema, nagu nende tagatantsijate. Ma olin nagu mingi päriselt
mis asja, see on nagu siuke killuke unistusest mul, et noh, pole just keterane, aga noh, siiski nagu siiski artist, eks ju, ja saan taga tantsida, see oli nii tore, ma nii nautisin. Kellele sina esimesena tagatantsi olid, kas sa mäletad? Teate, kui ma ei eksi, siis kõige esimene oligi 5–. Wow. Jaa. Oota, ma mõtlen korra. Võib-olla oli keegi teine. Aga mulle meenub esimese asja, mis oli minu jaoks esimene selline verstapost või mis iganes see sõna on, oli see, et me tegime muusikaauhindadel nendega seda ja siis ma olin mingi, issand jumal, ma tantsin 5 minu selle back'i. Mida? Ja see oli nii unreal moment ja siis ma sain aru, et nüüd I have made it. Ja siis hakkasidki tulema sealt igast Eesti laulud ja veel mingi muusikaauhinnad ja siis hakkasid tulema erinevad artistid. Jah, aga vist oli 5 . No. Mis on täiega mõelda, sest nagu 5 . Nagu, kes saab öelda, et 5 selle back'i tantsin nagu? Ma arvan, et mitte paljud. Reaalselt. Kas oled kogenud muidu lavanärvi ja kuidas sellega toime tulla? Väga palju, aga ma ütleks niimoodi, et ma olen aastatega õppinud seda nagu kontrolli alla saama ja tegelikult aastatega see ka läheb väiksemaks. Mida rohkem on sellised projekte, mida sa teed nagu pidevalt, näiteks UV-l, ma tunnen, et mul ei ole nii palju närvi enam, sest ma lähen ja teen asju, mida ma tean, ma oskan. Aga ma mõtlen korra. Jah, okei, ma olen teinud enda jaoks, see on niisuguse viimase aasta teema, et ma alati enne lavale minekut ütlen niimoodi, teada sõnadel on jõud, eks ju, ma ütlen niimoodi. Mul läheb laval kõik hästi, mul on kõik kava peas, mul on koreograafia peas, ma killin, ma saan hakkama, ma annan endast 100%, ma olen rahul oma esitusega, ma ütlen seda iga kord ja ma tunnen, et see on aidanud mul samamoodi sellesse õigesse mindseti minna, et ma kuidagi lähen hea tundega lavale. Ühe korra see ei toiminud. See oli uus laul, finaal, kus ma läksin Laura Põldvaraga lavale. Mul on see siiamaani meeles ja see on üks asi, mis mulle läheb mitte kunagi meelest, on see, et me oleme mingi 30 laval. Ma saan põhimõtteliselt esimest korda elus oma gruppe kaasata mingisse teleprojekti, ma olen nii uhke proud teacher, ma olen esireas ja on jäänud viimased 3 sekundit. Ja meil on niisugune suur lõpukaader, kus me kõik teeme niisugust nagu mingit käte asja, ütleme nii, kui 30 inimest teeb käte mingit koreot ja üks teeb valesti, seda näha. Seda näha kohe. Kõik, kus sa ei ased seal. Ja siis, mis juhtus, oli see, et lihtsalt blank ja sa näed, kuidas mina ainukesena teen täiesti teisi käsi seal eesreas. Ja mis te arvate? See oli vaata see saade, kus sa umbes, et ja vaatame üle tänased esitused. Mis kaadrit näidati kogu aeg, kui näidati ja vaatame üle tänased esitused. Muidugi seda, kus ma teen seda valesti. Ja siis ma olen seal iga kord, kui seda tuleb hästi tore, aitäh teile. Ja võt, siis ma olin küll, aga mul oli nii piinlik ja ma mõtlesin sellest oli mingi, ma ei tea, nädal 2, sest nagu kuidas saab niimoodi juhtuda. Aga noh, see on normaalne ja ma näen seda väga palju ka kõrvalt, et inimesed hästi palju nagu teevad ennast maha, kui neil nii juhtub. Näiteks mul oligi seal, kui meil oli nüüd see Suudlev Tartu, ma ei tea, kas te teate, mis see oli. See oli see, kus kõik suudlesid. Vist tuleb välja, et ei suudelnud, ma kuulsin. No tegelikult väga vähesed suudlesid, jah. Ja siis seal oli üks teine tantsuklubi ka, neid oli vist isegi 2. Ja üks tüdruk tuli lavalt, ma ta nuttis. Ja ma olen mingi, issand, kas midagi juhtus, kas läks mingi, ma ei tea, põlv ära paigast, ma ei tea, vigastus. Ja siis ma ühel hetkel, ma nägin, et ta oli nagu väga down. Ja siis ma olen mingi, okei, ma lähen ta juurde. Siis ma küsisin, mis juhtus? Ja siis ta ütles, et ta ajas sassi. Ja ma olen nagu kallikene, see on normaalne, see on inimene, sa ei ole robot. See on normaalne, kui sa tuled nagu need vead sisse. Inimesed, kes on tantsinud 20+ aastat, ka nemad teevad vigu. Seal oli lauljad, kes laulsid valesid sõnu. Ja nad on tegelenud laulmisega 20+ aastat. Ehk siis nagu see, kui sa ühel esinemisel ajad midagi sassi, see on täiesti normaalne. Nagu ma saan aru, et pinge peal ja nii, aga kui sa saad enda jaoks nagu saad aru, et see on reaalsus, et vahepeal lähebki ükskõik kui palju sa ka häärüta. Reaalselt on hetki, kus sul lihtsalt tulebki blackout ja sa oled mingi ehk siis nagu vead on inimlikud, vähemalt praid on ju. Reaalselt. No ongi see, et ma ei taha üldse seda pinget ju panna inimestel peale, et peab olema täiuslik ja niimoodi, eks ju.
aga noh, siis ma jälle mõtlen umbes mingi Neskon Eurovisioon. No, kes tahab seal ajada sassi, mitte keegi. Et siis ongi see, et aga samas ma tean, et mitte keegi pole kaitstud selle eest, et nagu see on lihtsalt selline asi, et see on inimlik ja võib-olla see väike nüke pinge on just hea, et siis sa tunned, et kui sa lähed lavale, sul on see väike nüke lepika kus, selleks kui ma läksingi Conchitaga lavale. Ma kartsin. Ma olen nagu, kuidas ma jagan lava praegu Conchita Wurstiga, kuidas see võimalik on? Kuidas mul, nii, tants peab olema nüüd selge. Nii, esiteks ma tantsin ka kontsudel, sa pead mõtlema ka tasakaalule. Okei, let's go. Ja tantsisimegi puhtalt ära ja et nagu, ma arvan, et see väike närv on see, mis nagu annab sellele selle nagu lava experience'i. Et kui sul seda ei ole, siis tegelikult, jah, sa lähed lihtsamini lavale, aga võib-olla seda ei ole nii eriline, sest et sul seda pingelangust ei toimu. Võib-olla. Nõustun. Aga milliseid nõuandeid sa annaksid noorele, kes soovib saada professionaalseks tantsijaks? No esimene nõuanne on see, et ole kohustuslik, käi treenides, ei puudu niisama. Nagu, see ongi see, et see ei ole mingi leping, see ei ole see, et sa nagu pead käima, aga kui sa oled võtnud selle nagu kinda kohustuse, et nüüd mul on iga nädal see aeg trenn, siis sa käid seal. Ja teiseks treeni ise seisad ka, sest nagu ongi näiteks see, et kui sa käid 2 korda nädalas trennis, ega sa ei jõua niimoodi väga, väga kaugele. Et sa pead ise leidma selle aja, et ise treenida, teiseks käi erinevate õpetajate juures. Ma olen näinud, et see toimib väga-väga hästi, sest et see ei olegi võimalik, et üks inimene annab sulle kõik tantsumaailma teadmised. See ei ole lihtsalt realistlik. Ehk siis igalt õpetajalt sa saad kas mingi uue liigutuse, uue movementi, sa õpid ära mingi süsteemi, no ühesõnaga, igal õpetajal on midagi anda. Ja mida rohkem sa nagu hoiad ennast sellest tantsu voolavuses, seda tegelikult kiiremini areng toimub. Ehk siis nagu, mis võib-olla, ma ei teinud seda nagu viga, aga nagu ma kinda piirasin ennast sellega, et mulle meeldis ainult mingi kindlate õpetajate juures käia, ja nüüd ma tunnen, et ma just läheks ka nende juurde, kelle juurde ma võib-olla tavaliselt ei läheks. Lihtsalt sellepärast, et panna ennast sinna natukene ebamugavasse olukorda, et võib-olla tema stiil ei ole minu kehale omane, aga samas ma tunnen, et ma kindlalt areneks seal. Ehk siis nagu, jah, think outside the box. Ja no üks asi, mida tegelikult õpib lihtsalt ajaga, mis tantsumaailmas on väga oluline, eriti Eestis, tegelikult on 2 asja. On see, et communication, networking, ma ei tea, kas seda eesti keeles öeldakse, networking, suhete loomine ühesõnaga, et kui palju mul on olnud olukordi, kus ma lähen ühele projektile ja ma suhtlen inimestega ja ma sean sealt teise, sellepärast, et inimesed ikkagi tihtipeale ei vaata ainult tantsuoskust, nad vaatavad seda, kas sinuga on hea töötada, kas sa oled meeldiv inimene, sinuga on tore nagu ongi, kui sa mõtled, et mul on terve võttepäev, kellega ma tahan seda veeta, siis ta oli nii tore, ma tahan temaga. Ehk siis nagu see, kuidas sa lähened asjadele ja see, et sa pead päriselt mõtlema, et su, näiteks see shoot ongi üks töökoht, eks ju, see töö ots nii-öelda, aga seal sa juba tegelikult planeerid järgmist. Ehk siis nagu sa tegelikult oled kogu aeg sellises nagu töö otsimisprotsessis, et sa tegelikult kogu aeg reklaamid ennast. Ja võib-olla inimesed seda ka ei mõista, et sa tegelikult kogu aeg reklaamid ennast. Ükskõik, kus sa ka ei ole, ükskõik, kellega sa ei räägi, sa kogu aeg reklaamid ennast. Ja mis on väga oluline selles maastikus on be humble. Kui sa tõused ära, Eestis liiguvad jutt väga kiiresti. Väga kiiresti. Ma tean tantsijad, kes on jäänud tööotsustest ilma, sest neil on nii halb suhtumine. Ja seda ma tunnen, et see on üks asi, mida ma olen suutnud oma õpilastele edasi anda. Ükskõik kui hea sa ka ei ole, be humble. Sest nagu keegi ei taha sinuga tööd teha, kui nad teavad, et sa oled hea. Aga samas sa oled nagu nightmare. Nagu sul on, ma ei tea, mis nõudmised, sa oled kogu aeg pirtsakas, sa oled kogu aeg hästi heal arvamusel endast ja siis inimesed on mingi, aga okei, ta tantsib hästi, aga mul on vaja, et see kogu protsess oleks meeldiv. Mitte ainult see 3 minutit laval. Et jah. Ma arvan, et seda võiks Eestis üleüldse arvestada igas eluvaldkonnas. Et ole sõbralik kõigiga, seepärast sa ei tea kunagi, mis sulle sülle kukub. Näiteks mina olin ülikoolis, ma õpin praegu Tallinna ülikoolis ja BFM-is ja sealt tänu sellele me pidime õppima montaaži, kuna me käime BFM-is. See ei ole üldse minu eriga seotud, ma olin nii tige, et miks ma maksan selle aine eest, kui see ei anna mulle mitte midagi ja siis mul tuli
nagu paari kuu pärast monteerija nagu Tööpakkumine. tööpakkumine ja nüüd ma olen monteerija siin Jah. karjääristuudios ja nagu need võimalused tulevad nii lampi ja läbi Jaa. tutvust enamasti Jaa. ongi, et kellega sa oled kuskil Jep. näinud või sinu tuttav ja nagu lihtsalt kõigiga, noh, nagu sa ütlesid, et be humble. ja no, mul on samamoodi sellega hea näide, kuidas mul oli, ma ei tea, 3 aastat tagasi oli üks mees kirjutas, et tema tahab ühe viiuli naisega teha mingit tantsuvideot. Ma olen mingi, et see ei ole otseselt tasustatud, et noh, et ma ei tea, kas ma tahan oma aega sinna panna ja ma tundsin, ma pean minema sinna. Ja siis ma võtsin paar tüdrukut omal trennist ja siis läksime ja siis ma mäletan, et seal oli Triin Niita oli seal shoot'il ka kaasas ja ma olen mingi okei, huvitav. Ja siis pärast seda oliks see, et kõigepealt see viiuli naine oli mingi, ma tahan teid veel esinema, ma tegin temaga veel mingi 2 shoot'i või, selle viiuli naisega eraldi, mis olid juba tasustatud. Ja siis, kuna Triinul oli jäänud vist nii hea nagu mulje ja nagu talle väga meeldis, siis ta ju kutsus mind oma muusikavideosse ja ma tegin koreograafia sinna ja sain ise valida tantsijad ja meil oli nii tore koostöö ja nagu ta on ka nii nunnu inimene ja siis ma olen nagu, et sellest ühest hetkest, kus ma otsustasin, et ma võtan selle projekti vastu, mis alguses võib-olla ei tundnud kõige nagu ahvatlevam, aga sellest edasi arenes nii palju. Ehk siis nagu take the chances ja ole humble ja siis inimesed näevad, et ta oli nii tore, ma tahan temaga koostööd. Jah. Millised on sinu siis tulevikuplaanid ja eesmärk tantsukarjääris? No minu kõige tippude tipp ja ma tean, ma ütlen seda endale pea iga õhtu, ma tean, ma sinna jõuan kunagi, on see, et ma lähen Eurovisionile tantsima. Nagu ma ei tea kuidas, ma ei tea kellega, ma lähen. Kõik vaatajad, kuulajad, võtke see moment Ja. ja te kuulsite siit seda esimesena. Tegelikult ma olen seda vist vlogis hästi palju rääkinud, aga nagu see on reaalselt mu nagu see, kui ma sinna jõuan, siis ma tean, et ma olen enda jaoks saavutanud need asjad, mida ma olen tahtnud saavutada. Ja me kõik teeme märkmeid praegu, et kui see juhtub, siis me saame selle panna nagu rewindima, et nagu te näete, et ma ütlesin seda, siis saab selle teise video panna kõrvale, kus on see Eurovisioni video, kus ma seal tantsin ja siis ma olen nagu, oh my god. Miks meil montaaž välja mõeldud juba on? Ma ei tea, sest et see juhtub. Jah, sunusime ära praegu vaata. Tegelikult ma olen ju, kunagi, kui ma mõtlesin, ma tahan Eurovisionile minna väiksena, ma ei oleks kunagi arvanud, et ma olen juba nii lähedal sellele, sest ma olen juba olnud ju Eesti Laulul artistiga, kes võistleb. Ma ei ole veel finaalis olnud, ma olen arvestanud veel, et mul on üks samm on, et ma saaks finaali kellegagi ja teine samm on, et ma võidaks. Eks mul on 2 sammu veel tehniliselt ja siis ma olen Eurovisionil. Nii et. Või siis peab Eesti võitsma järgmisena ja siis saab ja siis ma saan kuule, see on ka võimalus. Nii et igal juhul ma sinna võimalust. Nii et kuulsin, et siin Tommy Cash tahab minna Eurovisionile. Ja ta ei ole väga kauga tuttav ka, sest ta tegelikult on ju Free Flow'ga teinud kunagi koostööd ja mul siin tuttavad on temaga seotud, ehk siis who knows? Okei, meil oli väga tore sinuga vestelda. Kas sul on meile mingeid küsimusi, kokkuvõtvaid mõtteid üleüldse? Kokkuvõtvaid mõtteid. Tead, tegelikult on üks. Mul oli lihtsalt niisugune huvitav seik siin paar päeva tagasi, kus ma lihtsalt ma läksin oma esinemiskostüümidele järgi. Need tulid kõik korraga muidugi, vana hea. Ja ma otsustasin, et on hea mõte minna siis 8 kotiga, et on hea mõte minna nii, et mul tuleb 8 pakki. Seal on 50+ inimese riided. Ja siis ma tassin neid seal niimoodi oma seal piirkonnas ja olen mingi täitsa lõppean iga mingi paari meetri tagant seisma ja siis tuleb mingi väike tüdruk mürde. Ja siis ta tuleb oma värvikuga, ütleb, mis on teie jaoks kõige olulisem asi elus? Ja ma lihtsalt mingi ja siis ma ütlesin, tantsimine. Ja siis ta oli aitäh. Ja siis ma jäin mõtlema, et teate, mis on, tantsimine on ka tore. Teate, mis on kõige olulisem? Tervis. Ilma terviseta sa ei saa mitte midagi teha. Ise ükskõik kui rikas sa ka ei oleks tervis. Näiteks Celine Dion. Ta on ju pururikas. Aga kui sul on selline haigus, mis tegelikult laastab su immuunsüsteemi ja sa ei saa asju teha, siis mis selle point on? Mul lihtsalt oli ka hirmus olukord nüüd hiljuti, kus ma lihtsalt, ma arvan, selle väsimusest märkasin ühest powernapist üles niimoodi, et mu silm oli udune. Üks silm ja ma olen mingi paanika, muidugi vana hea Google, eks ju, sul on stroke, sul on kasvaja, kõik värgid, särgid.
ja siis ma mõtlen, et issand jumal, et nagu ma olen silmaopil käinud, et kas see on midagi sellest, ma ei tea, juba paanika, eks ju. Läks õnneks ära, siis samamoodi kui on vahepeal oledki haige, siis sa oled nagu, ma ei saa mitte midagi teha, sa lihtsalt istud kodus. Et nagu tegelikult see, kui palju mängib rolli tervis ja miks ma seda ütlen, on see ka, et kui me paneme liiga palju hullu, nagu näiteks mina, ma sain praegu meeldetuletus mulle, siis seega, et keha ei pea vastu. Kui sa ise puhkust ei võta, võtab keha seda sinu eest. Ehk siis nagu hoidke oma keha, käige arsti juures, reaalselt. Mehed, käige arsti pärast, palun. Palun käige, sest nagu öeldakse, su keha on su tempel. Kui sa sellest ei hoolitse mitte keegi selle eest. Eks nagu pigem varajalt igast asju avastada, kui on midagi väga hullu, eks ju. Et siis sa tead, et sa oled enda poolt kõik teinud. Nii et hoolitsege tervise eest. Aitäh! Nii armas. Aga meie tõmbame siit otsad kokku. Aitäh, et olite meiega. Meil oli väga põnev vestlus. Reaalselt. Tahaks veel rääkida. Ja, ma arvan, et selline natukene jutustame veel edasi, lihtsalt väga pikaks venib ja nüüd siis oota, mul kadus mõte ära. Igatahes. Jah, aeg on otsi kokku tõmmata ühe sõnaga ja väga suur aitäh, Maarit, et sa tulid. Aitäh kutsumast. Ja jagasid enda lugu, see oli ära ütlemata tore. Ja meie näeme teiega juba järgmises episoodis. Tšau! Tšau!